Tere tulemast tagasi meie kallid vaatajad. Täna lähme külla mehele, kes usub kõige pöörasemaid vandenõuteooriaid ja valitsuse kokkumänge. Jaanus, kust te võtate, et teid üritatakse pidevalt manipuleerida? No kas te ei näe seda? Valitsus on täielikult meie vastu. Kõik need mustrid, kõik need numbrid. Süvariik vaigistab mind. Mida ma peaksin tegema? Nad on isegi muusika ära rikkunud. Nad on Spotify Shuffle Play teinud selliseks, et see lihtsalt peseb teie aju ära. Ärgake üles, inimesed, kas te ei näe, mis siin toimub? Kaua siis Jaanus selline ekstsentriline tegelane on olnud? Esimesest päevast saadik hakkas meile kohe mingist Bermuda kolmnurgast jahuma. Mis on kõige ajuvabam vandenõuteooria, millega ta lagedale on tulnud? No eelmine nädal ta väitis meile, et seal Ruhnu kõrval see olevat mingi saladuslik saar. Ja see pidavat mõõtmetelt Hiiumaale lähenema. Et ta käis nädalavahetusel seda kaardistamas. Ta tegi päris palju pilte, aga nendes polnud küll midagi nagu aru saada. Vaata, need on ju Kristiina ja Reimo, sinu töökaaslased. Teie töökaaslased mainisid midagi salapärasest saarest Ruhnu kõrval, et kas te saaksite sellest meile rohkem rääkida? Jah, saar täitsa eksisteerib, et käin kaardistamas, olen üritanud pilte teha, aga pildid millegi pärast tulevad täitsa hägused või täitsa kummalised. Ütleks, et tegu on seal musta maagiaga, aga asjad liiguvad, plaanid on paigas. Ütleks, et see tuleb tõesti üks tõeline heas mõttes siis pomm. Ja see oled ju sina. Kuidas ma sind enne ära ei tundnud? Sest nad ei taha, et sa mind ära tunneksid. Ära jama. See on lihtsalt telesaade. Ei ole. See on otseülekanne. Ma ju ütlesin.